tere, armsad ja head kaardihuvilised. Niida siinpool. Ma ei ole tükk aega siin kanalil eetris olnud tarodega ja lugemistega, aga täna siis ma klaariks ära selle ja teen teile ühe laadumise, mis on inspireeritud sellisest klassikalisest teosest nagu Meister ja Margarita, kes sellega siis Bulgakovi teosega on siis kursis. Ma tulin just selle filmi esilinastust vaatamast ja see tõstis nagu üles kuidagi soovi siis vaadata kaartidega natuke neid teemasid. Ja kes siis on kursis, et selles teoses on siis muidugi armastuslugu väga suur läbiv, siis sellist ühiskonnakriitikat, loominguline olemist, loomingulisust ja muidugi siis sellist eetikat ja hingepuhtust, mida pannakse proovile ja enamus seda testi seal filmis siis või raamatus ei läbi. Ja keskne kuju siis on seal siis härra Voland, professor Voland, kes siis neid teste seal korraldab. Ja ma arvan, meil kõigil on oma sellised varjud, lahendamata asjad, teemad, mille otsa me ikka ja jälle komistame, mis on kuskil sellised meie nõrgad küljed ja ka konksud, millega meid nagu kinni püüda saab, onju. Ja täna teemegi siis sellise varjuteemalise ladumise, teen 3 grupiga ja alustuseks saad sa siis valida jälle, teha oma valiku. Ja kui sa üldise ladumise oled ära kuulanud ja sa tahad saada privaatset taroseanssi või tarokonstellatsiooni või rännakuteraapiat või šamanistlikku praktikat, siis siit alt videokirjeldusest leiad sa minu kontaktid ja sa oled väga teretulnud ühendust võtma. Aga läheme siis tänaste gruppide juurde. Ja number 1, kes sa siis tunnetad, sinu selliseks märguandeks on siis selline karneoolist käevõru. Number 2, sinu gruppi tähistab rodokrosiidist käevõru. Ja number 3, sinu sümboliks siis on ametüstist käevõru. Ja kui sa vajad aega rohkem tunnetamiseks, pane video stopile, pausile, tunneta natuke, vali. Sa võid ka teha näiteks niimoodi, kui sa tahad tõesti anda endalt selle valiku ära nagu alateadvusele, siis võta 3 väikest paberitükki, kirjuta numbrid 1, 2, 3 ja kinni silmi vali sealt, et siis su mõistus ei tule vahele, onju. Ja liigume siis ladumise juurde. Küsimus ongi siis, et kus või mis on see sinu vari, miski, mida me siis ei näe, ei teadvusta, miski, mis on see konks, mille läbi me oleme mõjutatavad, manipuleeritavad, miski, mis ei tee meid vabaks, mis teeb meie südame siis raskemaks, kui seda on nudusulg. Ja alustame siis number 1. Vaatame, millised kaardid tahavad siis teie varju tulla iseloomustama. Shauadas tuleb välja. Olemuselt küll tavaliselt väga positiivne kaart. Ahaa, tagurpidi torn. Nii. Ja sauade 2. Et esimene siis, sellel kaardil on päris raske sellist nagu varju leida, aga ta on tugev energiakaart, selline võimas
ja kui teda nagu varju tähenduses öelda, siis võib-olla ongi see, et sina ilmselt tahad tegeleda niimoodi või tegutseda, et sul tuleb selline hästi tugev, jõuline energiaimpulss. Võib-olla sa ootad, et see tuleks kuidagi väljastpoolt, et see siin vaata on selline käsi, mis seda ulatab, seda saua, mis lehte läheb, et sa justkui ise ei teadvusta, missugune tugev, suur energiageneraator sa ise oled, kuidas sa saad võtta energiat loodusest, maailmalt läbi praktikate, avada iseenda energiakanaleid ja genereerida ise seda energiat, mida sa tegutsemiseks vajad. Et sul võib olla kalduvus jääda natukene lihtsalt passiivselt ootama, et see energia tuleks, ulatatakse, impulss tuleks sulle nagu kingitusena väljastpoolt. Need on väga ägedad impulssid, kui ta tuleb niimoodi, sa satud sinna tegutsemise voogu. Aga kui seda tükk aega ei ole tulnud, seda energia loomise impulssi, siis soovitus on sul vaadata oma sisemiste ressursside poole ja need kasutusele võtta, sellepärast et sinu sees on samamoodi olemas see maagiline generaator. Järgmiseks tuleb sulle siis, ma näitan seda õiget pidi, seda tornikaarti välja, ta tuleb siin tagurpidi ja torn, kui ta on õiget pidi, ütleb, et tuleb vanu mustreid jõuliselt lammutada ja ka selliseid, mis on nagu välised, on ju, et ta on nagu Rapuntsli torn, sa oled seal justkui turvaliselt hoitud, võib-olla keegi räägib sulle lugu, et see on hästi turvaline ja, ja ma ei tea, mis iganes hästi makstud töö ja soodustused ja võib-olla sa elad mingis sellises kohas, mis justkui ei ole su hingekoht, aga seal on nii-öelda kõik mugavused või sa oled mingis sellises suhtes, mis tundub mõistlik, aga ei toida su hinge ära ja torn ütleb, et on vaja neid mustreid, mingeid selliseid aegunud kohti jõuliselt kõvasti lammutada, raputada, tulla välja sealt tornist, tulla inimeste sekka, murda neid vanamustreid. Ja kuna ta tuleb tagurpidi, siis see vari ilmselt ongi siis sul selline või see sisemine sabotöör, mis ütleb, et sa ei taha seda teha, et sa tahad lihtsalt jääda sellesse mugavustsooni. Sul on raske sealt välja murda, sul on raske muuta mingit olukorda, mis võib-olla on sihuke enam-vähem rahuldust pakkuv, aga sa tead, et see ei ole päris see, et sa ei ole ühenduses oma hingeteega, sa ei ela päris vabaduses, sa võib-olla ei tee täpselt seda tööd, milleks sa oled kehastunud. Võib-olla sa ei ole suhtes inimesega, keda sa sügavalt iga rakuga armastad või sul on endal mingid sellised harjumused, mida sa tead, et sa peaksid muutma, aga mingipärast seda ei tee ja nii edasi. Et torn on siis, mis ütleb, et pead muutma, vaja muuta, eluliselt tähtis, see on suure arkaani kaart, eluplaani mõttes väga olulised valikud, aga sa eelistad jääda mugavustsooni ja mitte siis neid muutusi teha, mille kohta sa tegelikult alateadlikult tead, et need on vajalikud. Ja viimaks siis sauade 2. See on selline kahe vahel olek. Ütleme niimoodi, et nagu natuke tuleb see Puritani eesel siin praegu selle kaardiga ülesse. Ja jälle sauad, see energia teema on sul hästi oluline. Ja sauade 2 ütleb mulle siis seda, et sa justkui oled nagu pendeldad kahe vahel, sa ei suuda nagu enda sees ära otsustada. Ja ma toon sulle näite, et kui sul on paat ja sa tahad aerutada üle jõe niimoodi, on ju, siis sul on vaja teha ühest suunast teatud arv neid aerutõmbeid, et sa saaksid teisele kaldale. Aga sina justkui teed ühe edasi, teise tagasi, edasi ja tagasi. Ja niimoodi sa oled seal keset jõge, pendeldad mingi kahe valiku vahel, olgu nendeks siis ükskõik millised su eluvalikud, aga sa justkui ei otsusta ära ja siis sa paned natuke energiat siia, natuke sinna. Võib-olla on see moodne, see multitasking või mis iganes, on ju. Aga tegelikult sa justkui teed mitut asja, aga mitte midagi tehtud ei saa. Et see võib olla see sinu vari, märka ja tunneta seda, et pigem pane kogu ressurss ühele asjale, tunneta, visualiseeri ja siis pane kogu oma energia, jõud, tahe ühte projekti ja siis loob sulle midagi ägedat ja sa saad ka nii-öelda metafoorselt üle selle jõe teisele kaldale, kuhu sul on vaja minna.
võtan siit varjutööpakist ka ühe kaardi sulle, et vaatan, mis siit tuleb. Leia terviklikkus. Tegelikult väga haarab, läheb kokku selle eelmise kaardiga. Et kaardi sõnum ongi see, et ära killusta, ära pendelda selles duaalsuses, et leia see nagu enda tervik. Ja minu tunnetus on, et kuidas me tunneme ära, et me oleme tervikud, ongi see, et meil nagu näiteks pea ja süda ja puusad kõik räägivad ühte keelt, et ma ei pendelda erinevate nagu mõtete ja tunnete vahel, ma ei koge seda kognitiivset dissonantsi, kus osa minust kisub ühele poole, teine osa teisele poole. Et ma olengi tervik, ma olen joondumuses, ma kuulan oma kõrgema mina sõnumeid, ma olen looja teadvuses. Ma tean, mida mu hing ihaldab ja ma päriselt teen seda ka, onju, ja kus sellel teel on siis mul ees mingid uskumused, mingid väärtusetused, mingid vanad teemad, siis ma lahendan neid, et saada siis üheks tervikuks ja tervikuna on see teekond siis märksa ilusam, märksa kergem ja kõrgemalt poolt ka toetatum. Et sellised siis armas number 1 grupi, kes sa valisid, sulle sõnumid. Kui sa tunned, et tahad lisa, siis lahkesti võta minuga ühendust ja ma hea meelega teen sinuga sügavamat individuaaltööd. Ole hoitud ja liigume järgmise grupi juurde. tere, armas, kes sa siis valisid grupi number 2 selle rotokrasiidist käevõru, see kõnetas sind. Et segan siis sinule kaardid. Ja esimene tuleb kohe selline illusioonikaart siia sinu varjusid iseloomustama. Karikate 7. Nii, ülempreest, rinna. Läheb huvitavaks. Nii, ja karikate hästi tagurpidi. Alustame siis algusest. Illusioonikaarti varjuna on väga lihtne tõlgendada. See ongi selline varjutatud kaart. Ja kui sa vaatad, see on justkui selline nagu must kunstniku selline raasel, sellist nagu mingit sähvivat, sellist võib-olla natuke teatraalset, emotsionaalset, võib-olla sind natuke sihuke haraka energiat tuleb läbi, et ma sähvin siia, sähvin sinna, ma tahan seda, toda, kolmandat. Naabril on, temal on enese võrdlemine teistega ja tekib selline nagu natuke tühi rabelemine või siia või sinna, mul on vaja, et siis ma hakkan elama, kui ma saan selle, siis ma hakkan elama, kui ma saan selle töö, kui ma teenin nii palju raha, kui mul on ideaalne mees ja mu mees on ideaalne siis, kui ta muudab seda. Ehk siis nagu selles hetkes seda tõe vastuvõtmist, kõiki oma tundeid, nende ilus ja valus ja kõiki oma andeid nende suuruses ja nende erakordsuses on nagu raske vastu võtta, et ma olen natuke pimestatud justkui kõigest sellest, mis väline maailm mulle toob, et metafoorselt võib olla näiteks see, et sa isegi mitte metafoorselt, reaalses elus võib olla näiteks see komme sulle, et sa näiteks teed arvuti või telefoni lahti, et teha ära mingi konkreetne asi ja siis järsku sa avastad, et sa oled 15 minutit seal lihtsalt seda ekraani scrollinud ja vaadanud mingit sugust väljastpoolt tulevat tühja tähja või nagu mingi reklaami ohvriks läinud, ükskõik siis sellepärast, et keegi teine veenab sind milleski, mis sulle on vajalik, müüb sulle mingit ideed, et pigem nagu mine kõigest sellest välisest, sellest sähvivast, nendest neoonkirjadest nii-öelda piltlikult mööda ja otsi seda vastust, seda tõde, seda, mida sa päriselt vajad, mis sulle oluline on, kuhu sa minema pead, mis sa tegema pead, mida sa õppima pead, seda otsi nagu hästi sügavalt enda seest. Et ära lase nagu sellel välise maailma sähvimisel ja mingitel reklaamsõnumitel ennast üldse eksitada, et otsi tõde nagu palju sügavamalt.
Järgmiseks tuleb siia vari ülemplehst rinnalt. See on nii püha ja nii kõrges sageduses ja nii ilus kaart, et seda on võib-olla isegi varjuna jälle natuke keeruline tõlgendada. Aga ülemplehst rinna üks tahk on üksindus ja selline õppimine, lugemine, uurimine, spirituaalsus. Et spirituaalsus võib ka väga hästi olla vari iseenesest. Loomulikult on need kõik väga head kvaliteedid, väga sügavad, väga naiselikud, sellisest enesearengust huvitatud olemine. Aga kui see on vari, siis võib-olla on see mõnes mõttes lõks, et sinna nagu liiga kõrgesse või liiga sügavasse või ainult spirituaalsusesse äraminek ja ainult sellest tähenduse otsimine, et me unustame selle maise ära, et meil on keha, mis vajab tähelepanu. Võib-olla mul on partner, kes tahab lihtsalt sellist lihtsat inimlikku kontakti. Võib-olla mul on vaja minna lihtsalt loodusesse, võib-olla mul on vaja anda endale head toetavat toitu, võib-olla mul on vaja jooksma minna ja võib-olla ma vajan osta endale ilusa kleidi või lubada endale mingi hoolitsuse, et mitte ära unustada neid lihtsaid maiseid rõõme, perekonnaga koos olemist, oma päritoluperega, kellel on vanemad siinpool, sugulased, lapsed, hoidke ühendust, tehke selliseid lihtsaid rõõmsaid asju, et ka selline liigne spirituaalsus ja kuidagi ka võib-olla kõnesse panemine, selline liiga nagu sellise spirituaalse mulli suureks puhumine ja spirituaalse ego tekitamine, et see on see klassikaline, et ma olen nii spirituaalne, et ma olen parem kui minu naaber või minu endised sõbrannad või mis iganes. Et see võib olla see selline konks või selline varjukoht, millesse sügavamalt vaadata ja mille üle natuke mõtiskleda. Ja siis tuleb karikate äss sulle veel. Tuli välja tagurpidi ja karikate äss on selline hästi ilus tunnete kaart, siin natuke valgus mul peegeldab, aga ma loodan, et sa näed seda. Et jälle looja ulatab sellise täiskarika sulle, aga see on tühi, et võib-olla sa kardad tundeid, et see on üks varjukoht sul. Sa nagu justkui ei julge täiesti võtta kõiki oma tundeid vastu või lasta neid valla või on sul kuskil mingi uskumus, et oma tunnete näitamine ei ole ilus või hea või on mingid head tunded, mida tohib tunda ja halvad tunded, mida ei tohi tunda, et need tuleb iga hinna eest alla suruda. Ja nagu see karikas, sa kallad pigem selle emotsioonide karika nagu tühjaks, tagurpidi on ju, siit jookseb justkui kõik välja, et siis ei jää see hea ka pidama. Mingi pärast tahab siit läbi tulla sõnum võib-olla kellelegi, et siin kuulab keegi, kes kasutab näiteks antidepressante või midagi sellist, millega ta justkui keelab ja blokeerib ka oma tunnete tundmise ära. Et see on ka see koht nagu, mida läbi vaadata. Minu sõnum siin ei ole see, et ära võta, aga ära võta kergekäeliselt, et kui sa võtad, siis kasuta nagu enda tervendamiseks ka kõike muud, et ära jää sellesse kinni, et ainus eesmärk on nagu tunded kuidagi ära peita või alla suruda või mitte tunda, on ju. Et kui midagi sellist on juhtunud, mis on siia haiget teinud, siis see on loomulik reaktsioon, et me esimese asjana tahame südame kinni panna, aga vaikselt hakka sealt urust välja tulema ja see ei kehti võib-olla kõigile, kes siin number 2 all kuulavad, on ju. Aga te valisite ka alateadlikult selle südame tervenduskivi, on ju, retokrosiidi, mis on veel roosa kvartsiga kokku tehtud. Et need on mõlemad sellised südamekeskuse tervendamise kaardid ja siis ongi mul selline tunne, et sa oled justkui selle oma tunnete karika tühjendanud ära ja mõelnud, et ma ei tunnegi parem midagi, et mul niimoodi on kergem. Aga vaikselt ma julgustan sind, et keera see karikas ikka õiget pidi ja täida ta ära kõige selle ambroosiaga, selle armastusega, selle armumise tundega elusse, iseendasse, oma partnerisse, oma loomingusse, elusse, loodusesse.
täidetud südamekarikaga elu on ikka märksa mahlasem ja märksa kosutavam, märksa rõõmsam, märksa viljakam. Et sellised siis sõnumid sulle jälle, kui tahad ja tunned, et tahad põhjalikumalt teha tööd konstellatsioonist, tarodega, šamanistlikke praktikaid, siis minu kontaktid leiad siit video alt kirjeldusest ja sa oled väga teretulnud võtma minuga ühendust. Aitäh sulle, kes sa valisid number 2 gruppi ja liigume järgmise juurde. Ahaa, ja enne kui me läheme järgmise juurde, ma ei tea, kas sa veel jäid vaatama, aga varjutöökaartidest võtan sulle ka veel ühe siis sõnumi. Nii siia jooksu põrandale, aga vaatame siis, mis ta ütleb. Varjualkeemia ütleb ta sulle, ehk siis kutsub sind tegema tööd oma varjuga, on ju. Kuidas seda siis teha? Kuidas sa leiad üles oma varju kõige paremini? Mõtle selle peale, kes või mis sind kõige rohkem närvi ajab, miks ajab ja siis keera see ümber, on ju, ja otsi see endas ülesse. See on klassikaline varjutöö, kui sind ajab naabri, kolleegi, partneri, sõbranna või ükskõik kelle juures, oma vanemate juures miski hästi närvi, siis küsi miks, mis see täpselt on ja otsi see koht endas üles. See on sinu vari, millega töötada. Ja see siis ongi varjualkeemia, sinu nõuanne. Jälle, kui tahad põhjalikumalt töötada sellega alateadvuse tasandil, oled teretulnud minuga ühendust võtma. Nüüd on siis kõik sõnumid sulle öeldud selleks korraks. Tere siis veel kord, armas, kes sa valisid grupp number 3 ja sinu sõnumi toojaks on siis ametüstist käevõru. Ja vaatame siis, mis tahavad kaardid öelda sinu varju kohta. Sauade 5. Sauade 5 on selline kemplemise kaart, konkurentsikaart ja ta võib sisaldada ka sellist varju nagu kadedus. Ja kadeduse varju meil on päris raske omaks võtta või näha. Ma tean väga palju inimesi, kes seda väga jõuliselt endas eitavad. Ja ma tean ka mõnda vaprat inimest, kes on selle julgenud nii-öelda tunnistada ja öelda, et see on minu vari, et ma tõesti tunnen kadedust, on ju. Et see ei ole selline tunne või sageli ei ole selline tunne, mille üle me uhkust tunneksime ja öelda, et mina olen kade, on ju päris keeruline. Aga kui kadedus on sinu vari, siis sul võib lihtsalt elus tulla selliseid situatsioone ette, et sa koged, et keegi teine on sinu peale kade. Sinul ei ole sõbrad näiteks või tuttavad või kolleegid või perekond ei rõõmusta sinu edu üle. Ei tunnusta sind, võib-olla isegi lausa tõmbavad sõnadega maha, et siis urgid sa enda sees, et miks sa koged seda, miks väline maailm sulle seda peegeldab, on ju. Või küsi endalt, et kas sina saad rõõmustada siiralt selle üle, et kellelgi teisel läheb hästi, et tal töö lendab, ta teenib väga hästi raha, kas või ta sõidab imeilusa autoga või tal on väga-väga ilus kodu või ta reisib palju, mis iganes. Et kas sa saad siiralt nende kõikide kohtade peal rõõmustada või läheb mingi väike selline ussikene siin kuskil hakkab urgitsema, et kuule, mille poolest ta parem on. Et vaata seda kadeduse ja kemplemise varju, ta võib ka kuidagi sellistes mingites nagu sõnelustes või mingites tööalastes konkurentsisituatsioonides väljenduda. See ei ole selline suur verine taplus, ära muretse, aga ta on selline nagu nagistamine või mis võib kaasa tuua sellist nagu ebamugavat pinget erinevates olukordades. Et vaata üle see koht endas. Ja väike soovitus on siis sellega tegeleda, tuua see valguse kätte lihtsalt ja sellest juba sageli piisab, et see saaks hakata muutuma ja tervenema. Nii, siis tuleb sulle siia
Siis selline kaart, mis räägib saamisest ja andmisest ja jagamisest ja nagu ka sellisest armuanni andmisest. Ja nüüd on küsimus, et kus sa siis oled. Et kas sa oled selle positsiooni peal, kes justkui peab otsustama, kellele armuandi anda, või oled sa siin selles nagu madalamaks ennast teinud ja ootad, et sulle saaks mingi selline nagu armuand kelleltki osaks ja et sa sõltud üldse nagu teiste inimeste heast tahtest, et sa ei ole päriselt nagu iseenda külluse ja enda rikkuse peremees. Et see nagu võib väljendada raha erinevate ressursside teemades ja see kaart võib ka kätkeda teatud selliseid puudusteadvuse aspekte, et võib-olla sa tunned, et sa ei ole saanud õiglaselt või keegi teine on natuke rohkem saanud kui sina. Natuke läheb selle eelmisega kokku, on ju, kui eelmine oli rohkem selline nagu energiakaart, siis see on rohkem ressursside kaart. Et näiteks võib ka olla mingi päranduse teema kellelgi, kes siin kuulab, et kas seda on ebaõiglaselt jaotatud või kuidagi on seal sugulastega mingit sellist, et keegi sai rohkem või keegi sai vähem. Või näiteks, kui sa mõtled oma õdede-vendade peale, et kas vanemate tähelepanu või sellist hoolt oled sa võrdselt saanud, et seal võib olla see varjukoht sul peidus, et vaata need kohad üle. Ja taaskord, et kui see vari tuleb nagu ilmseks ja tunnistad seda, et jah, ma tabasin tõesti selle noodi ära, et jah, ma mõtlen tõesti, et mina sain vähem ja see oli ebaõiglane, siis kui sa tõstad selle hästi ausalt nagu valguse kätte ja tunnistad seda, siis sellest sageli piisab, et see saaks hakata muutuma. Ja siia tuleb siis veel selline aednikukaart, et varjuna, ütleme niimoodi, et selle kaardi nagu olemuseks on hästi palju selline nagu, et ma olen nõus panustama, ma kuulan looduse tsükleid ja ma olen nõus ka ootama. Ma panen seemned maha, ma väetan neid, aga ma olen nõus ja valmis ka ootama, et kannatlikkus. Ja kui seda kaarti vaadata varjuna, tema varjukülge, siis võibki olla sinu varjuküljeks ka kärsitus. Et noh, piltlikult öeldes, kindlasti sa oled seda metafoori enne ka kuulnud, et sa ei kuule seda minu käest esimest korda, aga noh, et ma panengi nagu taime näiteks kasvama ja iga natukese aja tagant tõmban välja, et kas tal on juured tulnud, on ju. Et ma olen lihtsalt kärsitu. Tegin mingi panuse, tahan kohe saada tulemusi, aga pigem nagu oota, visualiseeri, anna seda armastavat energiat, hoia seda taime, kasta teda, väeta kui vaja, anna sinna oma armastavat tähelepanu. On siis metafoorselt selleks, metafoorselt taim, aga see võib olla sinu suhe, sinu töö, sinu looming, sinu kodu, noh, mis iganes, on ju. Mis iganes projekti sa oled toetamas või teostamas. Et see vajab kannatlikkust, vajab aega ja usalda ka selliseid nagu looduse rütme, et sa ei pea kõike ära tegema, on ju. Kui sa tahad taime kasvatada, siis sina ei pea üksinda ära kõike tegema. Suurem osa teeb loodus ja taim ise. Et usalda nagu seda looduse protsessi ka, on ju, et ära ole kärsitu. Või noh, kui oled, siis ole. Et selles mõttes ma ei taha sulle moraali lugeda, aga kui sul endal on sellega mõnikord keeruline, siis kui sa tood selle jälle valguse kätte, võib juhtuda, et kui sa seda õiglaselt näed, läheb kergemaks. Ja segan siit varjutööpakist sulle ka veel siis ühe sõnumi. Vaatame, mis siit tuleb. Nii. Kui meelitatud oomen või meelitatud tootem või ma ei tea, kuidas seda nagu meelitatud enne või meelitamine, et natuke sihuke egoga seotud on see kaart siis, et võib-olla see sõnum, mis siit tahab läbi tulla, on ka see, et ära nagu võõraste sulgedega või ära tee valikuid selle nagu tunnustuse või kuskile poodiumile või pjedestaalile saamise pärast ja
ja ära ka lase end nagu mingite võltslubadustega meelitada, et pigem nagu otsi seda ehedust või nagu anna see vajalik tunnustus endale. Et ära nagu selliste libedate meelituste õnge mine, et jää endaks, jää oma väärtuste juurde ja ja, ja kui on vaja nagu kõrgemale ronida, siis roni, aga püüa nagu sealjuures eristada terad sõkaldest, et sa just mingite selliste libedate meelituste või selliste nagu võltslubaduste või isegi kui need tulevad sellisest spirituaalsest maailmast, kui lubatakse selliseid nagu liiga lihtsaid lahendusi. Et kui miski paistab sihuke nagu kahtlane, siis ta tõenäoliselt on ka seda, on ju. et ühesõnaga kuula meelitusi, mis su ego lihtsalt puhevile ajavad, vaid jää iseendaks ja otsi sügavalt seda ehedust ja usalda pigem oma kõrgema mina sõnumeid. Et sellised olid siis sinule, armas number 3, kes sa valisid siis selle ametüsti sõnumid varju kohta. Kui sa tahad midagi täpsustada, tahad isiklikku ladumist, sügavamale minna nende teemadega, lahkesti vaata siit video alt minu kontaktid, kirjuta mulle, jäta kommentaar siia video alla, mis sind kõnetas, mis teemadel tahaksid veel kaardiladumisi kuulda. Ja minu poolt siis tänaseks kõik, olge hoitud, tegelege oma varjukrattidega, tõstke nad päevavalgele ja elu läheb palju mõnusamaks, selgemaks ja sujuvamaks. Olge hoitud ja uute ladumisteni!